Tere õhtust, head vaatajad, kuulajad. Teadmiste tee taas teie ees. Minu nimi Kristjan Jung ja minuga koos siin Ingvar Villi-Tõisper-Annanda. Tervist, Kristjan ja kuulajad. Tänane teadmiste tee räägib väga elulisel teemal. Võib vist nii öelda. Elu pärast elu. Ja, see on vist väga eluline. Mulle küll tundub, et tavaline elu nagu on rohkem eluline kui elu pärast surma. Aga no vaatame. Hakkame siis minema või? No, see on vist selge, et joogateadmiste põhiselt elu ei lõppe surmaga. Teate, tuli meelde praegu üks väide, et üks inimene kirjutab mulle siis vastuseks siis tänasele teemale või siis kommenteerib seda, ütleb, et jooga ei räägi midagi surmast, et jooga kohta on ainult üks raamat. Ja siis vaatasin natukene või mõtlesin, et jooga kohta pole küll alati või kunagi olnud üks raamat. Joogast on nii palju kirjutatud tuhandete aastate jooksul kui teadusest, kui need pole jõudnud nii-öelda lääne maailma ilmselt. Ja seal räägitakse tegelikult rohkem kui ühte raamatusse mahub. Seal on ikka kümneid, kui mitte sadu erinevaid raamatud erinevatel joogalikel teemadel. Ja kui me vaatame näiteks kas või budistlikke tehnikaid, budistlikku joogat näiteks, siis ma usun kõik teavad või on kuulnud vähemalt sellised raamatud on olemas, mis räägivad siis budismi keeles. See on siis, mis raamat see oli, kaita mul öelda, et elu ja surma raamat vist või? Tiibeti raamat elust ja surmast ja selle allikaks oli Tiibeti surnute raamat vist. Jah, just täpselt, jah. Aga ei tule unustada, et Tiibeti budism ei ole puhas budism, vaid see on segu bööni usundist ja võib-olla ka teistest uskudest. Ja Tiibeti budismis on väga palju joogisid. Olnud, ma ei tea, kuidas tänapäeval on, aga ja paljud neist on tegelikult õppinud ka surma ületama. Ja kui siia juurde tuua veel laamade inkarnatsioonid, kus siis laama siit ilmast lahkudes annab teada, kuhu ta siis järgmisena siis sünnib, eks ole, siis ju siin mingi point ikkagi on. Aga miks on siis nii, et tüüpiliselt lääne inimese jaoks ikkagi surm on elu lõpp või vähemalt ametliku seisukoha järgi on see nii? Tead, ma arvan, et see ei ole kogu aeg niimoodi olnud. Sest vaata, kui viikingid surid, siis nad läksid kuhu? Valhallasse, eks ole. Ja, see tähendab, et on kuskil nagu mingi oma koht, eks ole, kuhu nad siis peale surma siis saabusid või maabusid või kuidas nüüd öelda, eks ole. Ja samas teisest ilmast elust teises ilmas on väga palju tiidsed traditsioonid rääkinud ja on nad siis kultused või mingisugused muud rituaalid on tegelikult alati siis olnud nende jaoks tehtud selleks, et seal teisel pool läks hästi. Vaata kas või vaarausid matmispaika, kus pannakse kaasa kaaskond ja nii edasi, või Hiinas näiteks, kus pannakse keisel terve sõjavägi kaasa. Ja ma arvan seda, et miks Euroopas on niimoodi, ma arvan, et siin on selle võib-olla põhiusu teema, mis on siia toodud, eks ole, või siin levinud, kuidas nüüd öelda, eks ole. Kui juures ma olen kuulnud seda, et ka selles põhiusus tegelikult on olnud inkarnatsioon sees, aga ta on kaanonitest välja võetud teatud ajal. Ja ma usun poliitilistel eesmärkidel. Ja kui sellist ajalugu mitte teada, siis see on väga raske nagu uskuda või teada seda, et mis siis järgneb peale surma. Kuid joogas on väga selgelt öeldud, et tõeline mina, kes on siis teadvel, on surematu osa. Võib-olla selle kohta ütleski Kristus, et see ongi Jumala säde meis igas ühes, mis on siis surematu säde. Ja samas on teada ka palju selliseid sündmuseid, mis on inimestega juhtunud päriselt, kus nad on siis kehast lahkunud, näiteks mingisuguse avarii tulemusel, õnnetuse tagajärjel või kas või näiteks operatsiooni laua peal siis olles
siis anesteesia tulemusel ja nii edasi. Ehk on kuidagi nagu ikkagi vabaks saanud kehast ja kuidagi see eraldumine on ikkagi võimalik. Ja see osa, mis eraldub, ei ole see keha loomulikult, eks ole. Ja osad inimesed käivad kehast väljas, käivad kondamas, nagu öeldakse, ja ma tean isiklikult mitut sellist inimest ja see on ettekujutlus. Ja siis me ju jääme magama, me näeme und ja me ei tea sellest maailmast mitte midagi. See võib ka ju olla vabalt selline üleminek, eks ole, näiteks ma tunnen näite, kui inimene sureb magades ja samas näeb und, ta ei saa üldse arugi, et ta kuskilt lahkub ja kuhugi läheb. Ta läheb seal oma unenäos edasi, sest ärgata pole enam kuskile. Noh, kui niimoodi hästi lihtlabaselt võtta. Ja samas ma tean ka inimesi, kes on rääkinud sellest, et neid on külastanud surm. Ja vaadanud järgi, kas nad on need küpsed minema või ei ole. Ja isegi üks selline huvitav drastiline lugu oli, kus siis surm tuli ja selline julge meesterahvas ütles, et noh, võtad kaasa või. Siis surm vaatas otsa, et ei, et seal üleval otsustati teisiti. Et siin on sellised väga müstilised lood, millele on väga keeruline sellist teaduslikku sisu nagu taha luua, sest teadus ei tegele nende asjadega otseselt ja ei ütle avalikult, et kuulge, et elu peale surma on täiesti olemas. Kuigi me teame näiteks ka selliseid kogemusi, ma usun, et on väga paljudel inimestel, nad ei räägi nendest kogemustest, kus näiteks lahkunud ema või isa või lähedased ühesõnaga tulevad mingil ajal ja paluvad midagi või siis ütlevad midagi lähedastele, kes on maha jäänud ja võib-olla lohutavad ja võib-olla paluvad teha midagi spetsiaalset. Nii et see kuidagi on rahva seas väga levinud tegelikult, aga kuidas ma ütlen, et ta ei ole nagu eriti üles tõstetud. Aga samas lahkumine siit ilmast ootab igat ühte. Nii et tegelikult me võiksime rohkem teada nendest asjadest, siis oleks meil võib-olla pärast lihtsam poleks sellist üllatust või kuidas öelda. Seesama Tiibeti raamat ütleb ju ka, et surm on üks tähtsamaid asju inimese elus, mis üldse olla saab ja peaks kogu elu selleks ette valmistuma. Milline siis see elu võiks välja näha, et oleks õigel moel surmaks ette valmistatud? Ja. Siin peab tooma sisse sellise termini nagu karmaseadus. Karmaseadus tähendab seda, et me kõik teeme midagi, kas füüsiliselt, emotsionaalselt või mõtteliselt või kõik koos. Ja me muudame seda maailma. Ehk meil lasub teatud laadne vastutus selle kolmese, selle triaadi sees toimuvate muutuste ees. Ja samas see on lakkamatu protsess, sest ta nagu lõpp ära kuidagi, eks ole. Ja samas on kõikides nendes protsessides meil väljendunud teatud spetsiifilised kiindumised teatud tegevustesse, mida nimetatakse näiteks sõltuvused. Kiindumine iseenesest juba, eks ole, siis kõik mingid taolised protsessid. Samas meil kujuneb välja iseloom, omad tahtmised, oma soovid, mis on minu omad versus teiste omad. Ehk meil kujunevad välja sellised tugevad või eredamad tahud elu jooksul, mis on ainuomased isikule. Mis ei tähenda, et neid tahkusid ei ole teistel, kindlasti on. Aga kõik ihad näiteks on samuti ju sõltuvused ja kiindumused. Ja nüüd, kui inimene kasutab neid enda elus sagedasti ja võib-olla isegi juhindub terves elus nendest, siis siit kujunevad välja sellised tendentsid. Ehk kui karma on selline hästi lai meie tegevuse väli, siis ihad tõmbavad selle kokku ja rõhutavad teatud osa sellest. Ehk siin tekib elutegevuste ehk samas siis ka karmiliste tegevuste vahel teatud ebavõrdsus ehk rõhutatus. Ja rõhutatus on alati see protsess meis,
mis rõhutab teatud looduse osa. Ma pean silmas, mis looduse osa? No meie oleme looduse osa, eks ole, emotsioonid, mõtted, füüsiline keha, kõik see, mida me looduses kasutame. Ehk see on rõhutatult esile toodud, ehk nagu välja võetud fragment meie tohutust tegutsemise väljast. Ja kui nüüd vaadata sellist inimest kõrvalt, kellel on siis need ihad ja sellised sõltuvused, eks ole, ja vaadata, mida ta siis tegelikult tahab. Mida ta tahaks läbi selle iha siis saavutada. Ja siis vaadates seda tulemust, mis see tulemus võiks olla. Mitte, et ma nüüd saan hästi palju, ma tean, näiteks varandust, eks ole, raha ja võimu näiteks või mis seal veel midagi, eks ole. Et mul on hästi palju seda, kõik kohad on täis. Aga kui vaataks seda ka mingisuguse sellise inimese vormis toimuva muutusena. Ehk milliseks inimene kujuneb, kui me anname talle sellise täituvuse, ehk iha on nüüd täielikult täitunud. Et kas ta siis läheb pea piklikumaks, läheb laiemaks ja kasvab suur kõht ette, jalad lähevad lühikeseks, tekib nokk ette. Vaat see on siuke nagu mäng natukene, eks ole. Aga samas looduses toimub see niimoodi. Ehk karma seaduse iseenesest ei ole halb. Ta ütleb väga lihtsalt, et see, mida sa kasutad, seda sa saad. Ja kui me räägime siis ümbersünnist, siis ümbersünd püüab alati täita inimese soovid. Ehk et ihad täituksid. Selleks, et sellest saaks küll. Et saavutada harmoonia. Sest kui inimene on üle küllastunud, siis ta enam ei kasuta seda. Ta võib selle tahu kõrvale jätta. Eks ole. Ja võib-olla tuleb see mõni teine tahk, aga ikkagi. Ja nüüd karma siis loob spetsiaalsed tingimused peale siis surma, eks see inkarnatsiooniprotsess juba, kus siis need ihad saavad täielikult täidetud läbi selle vormi, mis antakse. Seetõttu nagu kujutad ette natukene, et mis need vormid võiksid olla, siis ma ei tea, kui inimesel on näiteks suur rahaahnus näiteks, et kuhu ta võiks sündida. Kus kohas siin mitmemõõtmelises maailmas võiks olla selline maailm näiteks. Või näiteks kui osades usundites öeldakse, et kui sa siin ma ei tea, teed oma asjad kõik ära, värgid, särgid ja võib-olla ohverdad ennast, siis seal ootab sind hulk neitsisid ja viinijõgi, eks ole. Et siis sa saad sinna äärde nagu. Et siin on mitmeid selliseid võimalusi, et kunagi oli siuke laulja Venemaal nagu Võsotski. Tema tegi siuksed laulusid, et kui sa elad elu siana, eks ole, siis sa oled kindel, et järgmine elu sa sünnid siana. Ja või kui oled nagu rumal, oledki rumal, siis sünnib tahvileiva puuna, mis elab 3000 aastat. Et on mingid siuksed, siuksed võib-olla natuke naljakad viited sees, aga samas läbi joogateaduse me teame seda, et nendes paralleelmaailmates, mis on siin samas meie ümber, on tohutu palju elu ja väga erinevates vormides elu. Ja ka on teada, ka Vedades on näiteks jaotis, nende maailmade jaotis, ka paradiisi ja põrgude kaudu. Ma mäletan, palju seal paradiisi oli, kas 10 või põrguid ka umbes nii palju, soojad ja külmad ja okkalised ja mis iganes. Nii et ma ei usu, et see on välja mõeldis, sest Vedade kohta öeldakse ka piibli kohta, et see kajastab tegelikkust. Et see ongi päris niimoodi. Nii et ja me enne teada ei saa, kui me tegelikult sellesse protsessi ei lasku. Aga igaks juhuks tasub oma elu elada niimoodi, et see, kuhu me peale surma siis satume, oleks võimalikult hea ja positiivne. Sa oledki öelnud, et kõik sündmused inimese elus on karmilised, aga et osad siiski nagu viivad sügavamale kogemust, osatavad sellest välja. Kuidas siis vahet teha või kuidas õigesti elada? Need, mis on erilised sündmused inimese enda jaoks, mida ta võimendab või peab oluliseks, need on teiste sündmuste keskel eristuvad.
näiteks kui ma tahan õudselt telekat vaadata, mingi õudne, mingi film käib seal, eks ole, selline, seebikas mul näiteks meeldib mingi järjefilm. Ja samas ma tean, et see on praegu peal, aga ma pean siin nõude enne ära pesema. No kuhu mind tõmbab kogu aeg. On teleka ette, nõudis kaks nurka, eks ole. Ja nii edasi või kuskil peole tead, et seal tegelikult kuskil veel ägedam pidu ja sõbrad on seal ja kuhu sind kisub, eks ole. Eks siit tekivad sellised nagu võimendatud tegevuslikud suunad, mis põhinevadki ihadel. Sellepärast on ka soovitus ihadest vabaneda. Ja joogas näiteks, joogadistsipliinis. Kas midagi on veel, mida peaks silmas pidama või piisab ainult, et kui ihadest oled vaba, siis ongi hästi kõik? Tead, ihadest niisama vabaks saada polegi väga lihtne, eks ole, kui ei ole teada, kuidas seda teha. Näiteks kui inimene hakkab materdama maha, enda ihasid hakkab keelama seda, siis tal tekib nii-öelda keeluiha. Ehk ta keelab ja see muutub ihaks. Näiteks ei luba endale, ei võimalda endale midagi. Nii et siin võib alati see lõppeda kahe otsaga, et ühest ihast saad lahti ja teise kasvatad samas üles ja üldse saagi aru, et see ka iha on. Ja parim on see, kui sa saad lahti nii ühest ja ei tekita teist. Me nimetame seda vabastamine ja mitte asemele tekitamine. Ja jooga päris algastmetel on meil jaamad ja nijaamad kasutuses. Need on siis sellised nagu eetikareeglid ja sellised regulaarsust rõhutavad mingid teadmised. Ja siis nad ütlevad seal väga selgelt seda, et arenda alguses positiivsust. Õpi seda arendama. Asenda negatiivsust positiivsusega. Positiivsus ei tähenda seda, et sa oled igal pool naeratav ja positiivne kõrvad liiguvad peaküljes, eks ole. Positiivsus tähendab positiivset suhtumist, aga mitte sellist hipelikku rõõmu või nagu laksu all kogu aeg. See tähendab, et sa lihtsalt vaatad asju positiivselt ja ei kasuta negatiivseid asju. Ja kui vaadata seda läbi karmilise protsessi, siis sa vähemalt kasvatad mingit positiivsust ja on väga tõenäoline, et peale surma sa saad endale positiivse keskkonna. Selle nii-öelda vestluse järgi, mis me siin teeme. Ja siin on kindlasti veel erinevaid faktoreid, aga kas või näiteks teiste abistamine, kaastundmine ei tähenda seda, et ma elan sisse teise läbielamisse ja siis väljendan, olles muutunud tema leeris olevaks inimeseks. Eks ole? Kaasatundmine tähendab sellist empaatilist protsessi, kus sa saad aru, mis inimesel on ja sa oled suuteline teda abistama sealt välja tulema. Seal on mingi point. Ja kindlasti mitte tema leeri minema. Ja siin on kindlasti mitmeid muid asju ka, eks ole, aga põhimõtteliselt niimoodi hästi jämedakooliselt. Meie kultuuriruumis on surm ikkagi selline pigem vist ebameeldiv teema või ebamugav teema, mida kaardetakse, peljatakse, tekitab kurbust, igasugused negatiivsed emotsiooni. Miks surm on nii emotsionaalne teema meie jaoks? Me kardame, hirm on. Ja. Sest surm on maalitud selline nagu vikatiga ja must ja sööge tuleb ja võtab jalad alt ära pea ka otsast, eks ole. Kuidas ta muidu tuleb, kui sa mainisid, et on käinud surm sul mõne tuttava juures? Tead, täitsa tavalise mehena on, täitsa tavaline. Ja. Mitte millega silma paista. Ei ole õudne, ei ole kole, ei põle jõugu silmad, vaid sööka täitsa tavaline. Sest kui hirm tuleb, ega ta ei tule sind ehmatama. Ta tuleb sulle järgi. Et sind edasi viia. See on tema funktsioon, eks ole. Aga surmaga ehmatatakse sellepärast, et inimesel on vaja olnud kuidagi kogu aeg vaos hoida. Aga kuidas sa inimesi hoiad vaos? Ikka läbi hirmu, eks ole. Ja kui sul on ka mingi teine pool, antipood olemas, mille poole inimesed siis vaataksid, kes sind siis päästaks sellest,
siis no, ongi kogu probleem lahendatud, kuidas inimesi juhtida. Ei olegi rohkemat vaja. Ühelt poolt tekitavad hirmud, surmapattu ja mida iganes, eks ole. Teiselt poolt ütled, et lahendus on seal, tee neid asju. Ja see ongi inimese juhtimine. Siin pole midagi keerulist. See töötab väga arhailistel alateadlikel protsessidel, meie alateadlikul poolel, milleks on siis mõnu ja valu. Nii et seda on kasutatud väga sajandeid tegelikult inimeste juhtimiseks. Jah, surm on tehtud väga ebameeldivaks ja kurjaks asjaks, aga samas me ei saa teda väga vältida ka. Ja kui ta tuleb, siis ta tuleb. Ja iseasi, mis võib olla küll väga ebameeldiv, on see, kuidas inimene kehast lahkub. Kui sügavalt on oma juured kehasse lasknud ja millised ihasid on kasutanud, siis vastavalt sellele toimub ka kehast eraldumise protsess, mis võib olla väga valuline, aga võib olla ka väga lihtne. Kas seda saab inimene ise siis eluajal kuidagi mõjutada ka teadlikult? Saab küll, aga see ei ole väga selline lihtne. Ehk siin ikkagi on teadmist vaja. Sest ma usun, kõik kuulajad teavad seda, et osad inimesed lahkuvad väga pikalt siit ilmast. Väga pikalt. Isegi aastaid võib vireleda siin ja oodata surma ja no ei tule, eks ole. Ja see võib olla kõik väga piinarikas. Aga samas osad lahkuvad lihtsalt niimoodi klõpsi on leid. Suur erinevus, eks ole. Nii et kui niimoodi vaadata, siis mina valiks küll sellise lihtsa lahkumise. Eks ole. Aga kas sellest hirmust surma ees saab vabaneda? Tead, saab ikka, sest hirm on seotud alati tundmatuga. Tundmatu tähendab, et me ei tea seda, mis järgneb või mis tuleb või mis saab ja nii edasi. Aga kui me saame teada, siis hirm kaob ära. Täna just rääkisin inimesega, tõin talle lihtsa näite, et liigud õhtul seal Videvikus pargis, eks ole, vaatad, keegi on seal ees on. Ja värinad ja karvad on püsti kõik ja õudne hirm on ja aga mööda on vaja minna, eks ole. Ja lähed lähemale, siis järsku saad selguse, et see on tegelikult viltu vajanud prügikott. Ja nagu sa teada saad, nii kaob hirm ära. Ehk see kehtib tegelikult kõikide hirmu kogemuste puhul. Kui ma saan teada, siis hirm kaob. Ja siis tagurpidi võiks öelda, veel kord siis rõhutada seda, et meie hirm on alati seotud tundmatuga, sellega, mida me ei tea. Aga kuidas siis surma kohta rohkem teada saada? See ei ole asi, mida me saame järele proovida. No surmast rääkides jah, võib-olla tõesti ei saa niimoodi jälile, eks ole, sest ega surm ei ole selline, kes näitab ennast igale ühele, ütleb, et nüüd ma tulen sulle järgi, eks ole, seal homme kell see paneb valmis, eks ole. Surm näitab ennast väga harva inimestele. Ja sellel enda näitamisel on teatud eesmärk, mis võib tõesti olla see, et valmistada ennast ette, eks ole, varsti ka minema kirjutama testament valmis ja pooleli olevad asjad ära ja siis läheme, eks ole. Aga võib olla ka selline raputus, et kuule, tule nüüd mõistusele, et tee need omad asjad siin nagu heaks, mis oled siin halba teinud, eks ole, ja nii edasi. Enamusele tuleb ta sellisel viisil, et ta lihtsalt teda ei nähtagi. Tuleb lihtsalt võtab ära, eks ole. Kuigi me ei tea seda lõpuni. Näiteks, kui minu ema lahkus siit ilmast, siis ta ütles niimoodi, ta oli väga õnnelik, ta oli pime. Ja ta väga lootis, et ta hakkab kunagi veel nägema, aga meditsiiniliselt see ei olnud lihtsalt võimalik. Ja siis seal elu lõpupooles helistan, ta oli hooldekodus. Ja siis ta ütleb, et ma näen, halleluuja. Tähendab, ta nägi midagi. See juhtus enne seda, kui ta kehast lahkus. Nii et siin toimus selline nagu nägemine. Ehk see viitab sellele,
et me ei sure kuhugi pimedusse, laustõrre pimedusse, vaid see, kuhu me satume, on nähtav. Ja selliseid kogemusi on tegelikult kogutud maailmas väga palju. Isegi raamatud on olemas selle kohta minust välja antud ja juba ammu, eks ole, mis räägivad siis sellest, nendest kogemustest. Ja neid kogemusi on niivõrd palju olnud maailmas üldse kokku, et seda ei saa pidada juhuseks. Seda teadus pole võib-olla seda tõsiselt võtnud või uurinud, ei tähenda midagi. Statistiliselt see sündmus näitab, et see sündmus on olemas. Ja. Nii et jah, kuidas keegi surma näeb ja tajub, aga ta on ikkagi isik. See on fakt, et teda kohatakse kui isikut. Kuidas see isik saab nüüd, praegusel hetkel sureb võib-olla kümneid tuhandeid inimesi, eks ole, kuidas see isik siin toimetab, seda me ei tea. Aga me teame seda, et joogas ja ka teistes vanemates sellises distsipliinides öeldakse, et ta on Jumal. Mitte jumalate Jumal, vaid Jumal, kellel on siis oma roll, oma funktsioon kogu selles suures kosmogoonias. Ja tema töö on siis inimeste nii-öelda punktist A punkti B viimine. Kas see, millal ta tuleb ehk millal inimene sureb, on nii-öelda ette määratud, on see mingisugune muutuv suurus sõltuvalt inimese elust, saab seda kuidagi mõjutada, muuta? Tead, on mitmeid selliseid allikaid. Osad allikad ütlevad, et kui inimene hingab välja oma viimase praana, siis ta sureb. Ja see on matemaatiline arvestus. Ehk iga inimene hingab teatud arvu kordi ööpäevas ja võimalik välja arvestada siis, kui palju ta peab hingama, et oma praanast lahti saada, kuid selleks on vaja teada, palju ta on praanat üldse elus kaasa saanud ehk elujõudu. Ja on mingid meetodid, mis teevad selle kindlaks. Ja samas on olemas ka erinevaid selliseid, kuidas ma nimetan siis neid, kas nad just on horoskoobid, aga pigem sellised iidsed kalkulatsioonimeetodid või viisid, mis haaravad endasse ka erinevad planetaarsed seisundid ehk need kalkulatsioonid ja on võimelised kalkuleerima välja inimese surma hetke. Ma ei tea, kas just minuti täpsusega, tunni täpsusega küll. Ja. Aga ma ei tea, milleks seda vaja on. Teada, keegi ei teada oma surma hetke. Aga samas mõnda jälle võib-olla aitab, eks ole. Ja. Nii et selliseid asju on maailmas. Aga võimalused seda edasi lükata, kas on ka olemas ja kas neid peaks kasutama, kui on? Muuseas, seesama see üks näide, mis on tõin, eks ole, kui surm ilmus ühele tuttavale, siis ta ütles, et nad viid kaasa või ta ütles, et ei, et seal otsustati ümber. Tähendab, et on võimalik ka edasi lükata. Ehk siin tekib küsimus, kes need seal on siis? Kes need seal siis on? Kes nad on? Ja kui niimoodi kas või kasutada natukenegi loogikat, siis tõenäoliselt on siin olemas veel keegi mingi grupp, sest need tähendab mitu, kes otsustavad ka meie elu ja saatuse üle ja kellele siis surm ka omakorda allub, kes on siis võimelised andma siis inimesele veel šansi midagi oma elus muuta või lõpetada või läbi viia ja sellega lükatakse surm edasi. Ja minu meelest on ka selliseid inimesi tagasi tulnud ja on ütlenud umbes samat asja, et nad said veel ühe võimaluse või said mingisuguse ülesande näiteks teha siin maa peal midagi olulist, mida need seal otsustasid. Ja. Nii et minu meelest kui olla sellist nagu pimeda kott pähe surma pooldaja, nagu mitte midagi ei ole, kõik kaob ära bioloogilise kehaga ja keha maetakse maha, eks ole. Või põletatakse, et need sellised sündmused näitavad seda, et teilt see ei ole väga selline lihtne
et inimene kui bioloogiline organism lihtsalt sureb ja sellega on kõik kadunud. Mis on midagi veel? Silt samast jälle sellest Tiibeti raamatust, seal on ka selliseid päris praktilisi nippeosasid, et kuidas on võimalik, eks ole, siis võib-olla seda edasi lükata, et on näide, et mine turu peale, osta mingi loom ja lase see vabaks või osta kalamehe käest elus kalad ja lase merre tagasi, et kingid kellelegi elu, siis saad endale ka pikendust juurde. Just, aga see on hea tegu. See on selline tegu, mis näitab seda, et sa hoolid elust. Sest elu saab otsa siis, kui sa enam ei hooli. Sest kui vaadata elu kui sellist komplekti, mitte ainult inimesele, vaid üleüldse, siis kogu loodus ju tegelikult toetab looduse eksistentsi. Ehk igal pool on ju mingid kooselud, nagu öeldakse, ja iga ma tea, taim metsas püüab kuidagi või on teisega sümbioosis, eks ole, ja nii edasi. Ehk elu on selline protsess, mis ei ole nagu monoprotsess, vaid on polüprotsess, kus siis kõik on kellelegi mingil viisil kasulikud. Isegi kui suurem kala sööb väiksem ära, siis väike on suurele kasulik. Näiteks on ju. Ja see suurem on jälle veel suuremale kasulik ja nii edasi. Et see on kogu aeg mingisugune elu alal hoidmise tsükkel käib siin kogu aeg. Kõik on kellelegi söögiks, nagu öeldakse, piltlikult on. Ja kõik see, kuidas me suhtume sellesse loeb. Kas me tapame nii-öelda košer oma, teeme seatapu, košer seatapu või siis lihtsalt tapame sea ära, et liha saada või kana näiteks või kala või vahet ei ole, mis see on, eks ole. Siis siin on erinevus sees. Kuidas seda tehakse, sest see jätab kohe mingi märgi peale. Nii-öelda pildikult, need seal teavad, kuidas see käib. No, need on seal muidugi hea selline nagu lause, eks ole, väga abstraktne küll, aga siiski. Et siit võiks öelda, et ikkagi inimese saatusel on teatud juhendajad, kas just juhtijad, aga juhendajad. Paistab, et see on niimoodi. No kui see surm ikkagi siis on nii-öelda käes või ukse ees, mis siis täpsemalt juhtuma hakkab inimesega? Tead, ma arvan, et surm iseenesest on kaunis lühikene protsess. See on umbes midagi sellist, kui sa ma joon teed näiteks, et sulle, eks ole, sa võtad tee seest välja siin mingi pealuga prahi. Võtad prahi ära, see ongi surm. Ta ei ole tee sees. Ehk võtad nii-öelda inimese selle igavikulise osa koos mõtetega, emotsioonidega tõmbad siit seest välja, ongi kõik. See on kogu surma funktsioon sellel hetkel. See, mis edasi saab, see on juba midagi muud. Nii et, aga kui me räägime surmale eelnevast protsessist, siis surm ei ole keegi selline, kes istub nii-öelda meie kõrval ja siis kui keerab aga volte juurde või siis keerab aga nagu sügavalt valu sisse, eks ole. Tema ei loo kannatusi. Kannatused on meie elu tulemus, meie keha lagunemise protsess. Nii et surm selles mõttes ei ole kunagi seotud valuga, ta on valutu. Surmasid on ju väga erinevaid, et mõni, nagu sa ütlesid, teab ette, eks ole, millal sureb väga rahulikult, mõni sureb vägivaldselt, väga ootamatult. Kas sellel suremise viisil on ka mõju sellele, mis edasi saab? Jah, kindlasti on, sest need viisid on juba erinevad, mis valmistavad surmaks ette. Ehk sai surma või suri tähendab hetke. Õigemini öelda võib-olla sai surma, mitte et sai surma, vaid sai surma endale. Surm tuli võttis ära, eks ole. Ja millised sündmused parasjagu kellelegi on olulised selleks, et selle peaks surmaga. Seal on kaunis keeruline minul küll vähemalt teada.
nii et siin on mingisugused needsamad karmilised protsessid, mis on minu jaoks mitte alati teada olnud. Kuid mõningaid märke ma tean ja oskan vaadata neid, millal see surm siis tuleb. Aga need surmavariante on nii palju või surmaga kokkusaamise variante on ikka tohutult palju. Et miks just mingi spetsiifiline viis, ma arvan, et see on jällegi välja tinnitud viis, milline ta siis on. Küll vahest arvatakse, et näiteks kui kaunis süütu olend saab surma, mingil sureb, eks ole, et see on ülekohtune mingisugusel viisil. See on võib-olla ülekohtune läbi inimliku vaate. Aga kui kasutada hoopis mingit teistsugust vaadet, näiteks evolutsioonilist vaadet, siis see võib-olla ei ole üldse ülekohtune. Näiteks inimene realiseeris mingisuguse enda tahu ja nüüd oleks tal võimalus siin, ütleme siis, ehk surmal tekib võimalus siin see inimene ära võtta ja sellest tahust, sellest eneserealisatsioonist lähtuvalt saavutada hoopis teistsugune arengutase, liikuda ütleme kõrgemasse plaani või tasandisse ja jätkata sealt sellega. Selle asemel, et see degradeeruks uuesti, see tahk läheks kaotsi ja selle asemel tuleks mingi negatiivne asi. See on siis surm just ka nagu kingitus. Või? Ja võib öelda ka niimoodi, aga me ei vaata mitte kunagi seda niimoodi, sest me vaatame ju sellest positsioonist, et see juhtub teisega. Et keegi lähedane või kauge või kuulus, keegi sureb. Ja see, mida meie tegelikult läbi elame, mida me nimetame kannatuseks või leinaks, on ilma jäämine. Ehk seda inimest enam ei ole meie elus. Me jääme millestki ilma. Jah, nii et see ilma jäämine ei ole mitte kuidagi seotud surmaga. Eks see puuduse tunne, mis jääb, lein näiteks. Surm on hoopis midagi muud. Lein on siis nagu pisut isegi egoistlik. No võiks niimoodi öelda küll, kuigi lein on tohutult oluline inimestele. Lein tavaliselt on ju nagu üles tõstetud kogemus on, et ta peab olema ja on teatud aeg, mil sa pead leinama ja kõik sellised teemad, eks ole. Et ta on märkimisväärne sootsiumis. Aga ta on, mingil viisil on ta tõesti egoistlik, kuid samas see sõltub jällegi ka leina vormist. Ehk kui lein on selline, kus minu mõtted ja emotsioonid meenutavad kogu aeg seda inimest või looma näiteks, millest ma nüüd olen ilma jäänud ja selle koha peal tühi koht nüüd, siis see on üks viis. Aga teine viis on selline, kus ma näiteks meenutan ainult häid asju ja olen tänulik selle aja eest. See võib olla teine või leina vorm. Ja kolmas leina vorm võib olla selline, kus ma toetan leina ajal seda lahkunud hinge siin. Mõtetega, võib-olla emotsioonidega ja näiteks osadest reaktsioonidest pannakse näiteks, kaetakse laud, eks ole, ja antakse, justkui pannakse toit, eks ole, justkui pakutakse süüa sellele, kes on lahkunud. Osades kohtades ei pakuta, aga osades pakutakse. Ja erinevad protseduurid, mis siis jätkuvad kogu selle ajal, kantakse musta näiteks, osad on lõbusad näiteks sellel ajal hoopis, et jumal tänatud saisid maailmast minema. Igasuguseid vorme on siin, mille neist õige on keeruline öelda, aga ma ütleks niimoodi, et Osho ütles väga hästi minu meelest niimoodi, et kui mina siit ilmast ära lähen, siis pange korralik pidu maha. Ja sest ma sain vabaks, et see on pidupäev. Et see ei ole ilma jäämine, vaid see on celebration. Ja see on väärt tähistamist. Näiteks on. Ja osades kultuurides just tähistataksegi inimese surma aastapäeva pigem kui tema sünnipäeva, et kas
jah, ega kui sa vaatad, surma vastand peaks sünd olema, eks ole, justkui niimoodi vaadata. Aga surm kindlasti ei sünnita see kellegi, selleks on kindlasti mingi teine tegelane seal, eks ole, jälle nime me ei tea võib-olla täna. Aga eks see inimese elu on selline päris korralik väljakutse. Inimesena olla pole üldse lihtne. Me võib-olla lihtsalt ei oska seda vaadata, seda inimelu keerukust. Aga kui me vaatame näiteks, ma ei tea, lemmikassi elu näiteks siinsamas, tal on võib-olla elu palju lihtsam, eks ole. Või näiteks, ma ei tea, mingid muid olendeid. Aga me ei tea teisi olendeid. Kuidas nende elu läheb? Kuidas nemad progresseerivad? Mida nad teevad? Taevased olendid, nagu öeldakse, ja põrguolendid ja kollid ja kõik need olendid, kellest räägitakse muinasjuttudes ja nii edasi. Aga kui kujutad ette, et aga see ongi täitsa teine eluvorm näiteks. Kuidas nemad elavad? No ei tea seda. Ja muidugi võib praegu mõelda, et mis see Vildi toimeb, see mingit kägu siin, eks ole, et pole siin midagi. Aga ma siiski ikkagi mõtlen seda, et kas maailm ikkagi on nii ümmargune, nagu me seda täna tunneme. No mitte lapik, vaid ümmargune, sest meile inimestele tundub, et me teame pea kõiki asju, eks ole, inimesest endast ja elust ja surmast ja haigustest ja suhetest ja millest iganes. Aga kas maailm tõepoolest või kogu see multiversum on nii lihtne? Ja kas me tõesti oleme ainukesed elanikud siin? See ei ole isegi tõenäoline, et see on nii. Kas vastused nendele küsimustele tulevad pärast surma? Sest kui lugeda mõnikord neid samu surmalähedasi kogemusi, mida inimesed on läbi tõrnud, eks ole, siis üks läbiv joon seal teinekord on see, et nagu see laiendatud teadvus ja vastused kõigele, sõnatud vastused, kogu maailma teadmine on nende pärast siis. Ja kõige teadmine saabub, jah, see on selge, aga see on lühikeseks ajaks. Siis kui inimene sureb, siis siin on palju erinevaid etappe, sa tead sellest Tiibeti raamatust, eks ole, või teised lugejad ka. Et seal on mitu erinevat etappi, kuidas siis peale surma siis toimuvad protsessid. Alates surmast ja nii edasi, eks ole. Kas see muide on selline üldtunnustatud tõde ka teistes siis õpetuse liinides, et joogas samamoodi? Ma arvan, et mitte päris, sest Tiibetis olev traditsioon õpetab inimesi tegema seda niimoodi, seda niimoodi, ehk siin on tõe traditsioon taga. Ja see traditsioon on inimestel omane. Ja selle traditsiooni kohaselt võib see niimoodi olla, nagu nad kirjutavad sellest. Kui teistes traditsioonides võib see teistmoodi. See sõltub jällegi inimese nagu ideoloogilisest pagasist. Ehk kui niimoodi hästi lihtsalt või puhtalt võtta, siis surm ühendab ilma ideoloogiata, ma usun, kõik surmad, mis iganes või suremised, eks ole, surmahetked. Ja oluline on seal juures kõikide kirjeldatud protseduuride ühisosad, mis on alati ühed ja samad. No kas või see tunne, et sa oled kehast lahkunud või siis sa hakkad nägema midagi, sa hakkad kuulma midagi, kuigi sa füüsiliselt enam ei näe. Need on kõik sellised olulised momendid, mis juhtuvad peaaegu kõikidega. Väljatud osadega, see on ka variatsioone. Osad siis näiteks, kes nagu blokeeruvad tänu hirmule. Nagu blokeeruvad tähendab seda, et kõik teavad, mis on vastuseis, eks ole. Et ka peale surma võib saavutada vastuseisu, ehk nagu hirm võib tekkida sellist kollapsi, kus on nagu kapseldud täielikult enda sisse ja oledki nagu kotis. Aga kes nagu läheb lihtsamalt või vabamalt, siis see hakkab nägema ja kuulma erinevaid helisid ja hakkab nägema erinevaid värve ja nii edasi. Ja nende järgi siis
ehk et on energiat tegelikult, eks ole, mida siis nähakse ja kuuldakse peenel tasandil. Need on ka praegu siin olemas, ega praegu me neid ei koge nii täpselt ja nii selgelt ja nii vahetult, sest meil on kasutuses peamiselt füüsilised tunnetusvahendid. Aga need on nimetatud peened tunnetusvahendid ehk indrijad ei tööta tavaliselt, kui need pole spetsiaalselt aktiveeritud oma igapäevases elus. Aga kui nad hakkavad tööle, ja seal nad hakkavad tööle nendes olukordades, sest nad on sunnitud tööle hakkama, siis hakkab inimene kuulma ja nägema. Ja nüüd on jällegi oluline see, kas see, mida ta kuuleb või ta näeb, kas ta oskab selles orienteeruda. Ja. Sest näiteks selles samas raamatus minu meelest on öeldud, et hoia eredate valguste poole, mitte tumedate selliste nagu rahulike poole, vaid hästi eredate poole. Aga erevalgus võib kohe inimesi ära ehmatada, kui ta ei tea seda. Erevalgus tähendab kõrgemat energiasagedust, võrreldes siis nendega, mis on tuhmimad või tumedamad. Need on sellised aeglised vibratsioonid, mis vastavad tavaliselt sellistele põrgus olevatele olenitele, sellise flegmaatilistele, tamaslikele, ütleme me joogas, eks ole. Aga satvalik on hästi puhas, hästi ere. Nii et sinna poole tulebki hoida. Ja kui siis sellised kogemused on kõikidel ära juba surnutel, sest see on protsess peale surma, millest me räägime, eks ole, siis kui nad on õigesti ühendatud, siis nad hoiavadki sinna. Nad orienteeruvad, oskavad orienteeruda, sest ega see orientatsioon ära kao, teadvus ja mina jään ju alles, eks ole. Aga kust sellist juhendust saada, et me teame, et okei, on see Tiibeti surnute raamat, on just Egiptuse surnute raamat, võib-olla mõned veel, aga kust eestlane siis? Eesti surnute raamatut ei ole vist, et... Teate, ma ütleks niimoodi, et eestlastel tõesti pole surnute raamatut, ja võib-olla kunagi on olnud juhendus. Suulised asjad ilmselt on, et ka kuskil seal ju, ma ei tea, suitsusauna ja mingid protseduurid, mida tehakse. No, ja need on füüsilist keha puudutavad asjad ja leinad ja muud sellised asjad. Jah, midagi on, aga ma usun, et see põhiteadmine on kaduma läinud aegade jooksul, et on välja juuritud lihtsalt, mis oli siin võib-olla taara usuga seotud või siis muude selliste sugemetega. Aga ma ütleks niimoodi, et sellist õpetust tõesti ei ole siin ma ütleks isegi võib-olla Euroopas, eks ole. Kuigi küünled pannakse ja kõik need sellised asjad tehakse füüsilise keha jaoks ja nii edasi. Aga ma arvan, et see, kes tunneb huvi võib-olla, siis ta kindlasti võib-olla leiab midagi. Sest üks ühele Tiibeti surnute raamatut või Egiptuse surnute raamatut ei saa nagu üle võtta, sest need on teised kultuurid, seal on teistsugused märgid, mis peegeldavad või sisaldavad meie maailma universumit, eks ole. Aga siiski, kui keegi tahab õppida egiptoloogiks saada, siis miks mitte, see on võimalik, eks ole, või siis tiibetoloogiks. Ja see on ikkagi mingil viisil võimalik. Aga meditatsioonis võib-olla, kui inimene oskab mediteerida, on võimalik jõuda lähemale nendele protsessidele. Jah, aga seal peaks sellegi teadma, millel mediteerida ja mis see meditatsioon üldse on. Ja kuidagi peab ikkagi seda õppima, sest kui inimesed õpivad seda ainult intellektuaalselt, läbi ette kujutluse, eks ole, loen ja kujutlen ette, eks ole, siis sellest kindlasti ei piisa. Ja see peab olema ikkagi praktiline teadmine. No üks viis seda praktilist teadmist saada on ilmselt läbi elav õpetaja nendes, vähemalt nendes iidsetes traditsioonides. Ja ikka loomulikult, jah. Et on siin sobilik küsida, et millised on sinu kokkupuuted surmaga või sinu õpilaste kokkupuuted surmaga. Saad sa midagi selle kohta jagada? Ma olen väga diskreetne siin selles osas. Ja kogemus on jagatud, mõnda ma juba siin jagasin. Mis nüüd puudutab, kui sa küsid mu käest, kas ma surma tunnen, siis ma pigem vastaksin. Sest ma ütleks niimoodi, et see, mida ma täna õpetan, ei ole mitte suremise õpetamine, vaid pigem elamise õpetamine.
võib-olla kunagi, kui ma hakkan suremise osa õpetama, võib-olla siis see muutub, aga täna on see niimoodi. Okei. Mida inimene veel ise teha saaks, et kui on selline olukord, kus ta tõesti saab aru, et nüüd on surm pigem lähemal kui kaugemal, et kas saab teadlikult surra, saab mitte teadlikult surra? Tõepoolest inimesed tajuvad surma. Nad tajuvad tema lähedal olekut, nad teavad, et ta tuleb. Ja mitte lähedased, kes seal on veel elu ja jõu juures, eks ole, vaid need, kes hakkavad surema. Nad teavad seda. Ehk surm ei tule neile kunagi võib-olla ootamatult, välja arvatud siis mingid sellised järsud õnnetused, mis lõpevad surmaga siis, eks ole. Et ootamatusel on surma jaoks kindlasti oma efekt. No kindlasti on selle väga suur mõju. Aga küsimusele, kuidas ette valmistada ennast siis või? Kas saab? Ma arvan, et saab küll. Tegelikult selle kohta on olemas ju isegi väga sellised tavaliselt levinud väljaütlemised, mille kõik teavad, et tühjade kätega sa tulid, ilma tühjadega sa lähed siit. Aga kui sa vaatad, mis see tähendab siis? See tähendab tegelikult ju hoiakut. See tähendab arusaamist loomulikult, sest ilma arusaamiseta tegi hoiakut, eks ole. Sest kui me tahame siit, siis läheme siit ilmast ära, mitte vabatahtlikult võib-olla, siis meil on ju kahju. Kahju nendest asjadest, mis jäid tegemata, kahju sellest, mida me kellelegi ütlesime, et me tegime, eks ole, siis aga mis me varandusest saab, eks ole, tahaks kaasa võtta, aga ei saa. No, see on hästi palju selliseid nagu protsesse, mis on nagu kinni hoidvad, mis hoiavad kinni. Seepärast tulekski tegeleda enda vabastamisega nendest asjadest. See ei tähenda seda, et asjad tuleb kirikusse viia, eks ole, sest seal on vaja neid. See on suhtumise vabastamine. Vabasta oma klammerdumine. Saades aru, et tühjade kätega sa siit lähed, see on fakt. No võta siis ja vabasta oma iha ära. No jaga siis oma varandus heategevusele või kusagile. Palu siis andeks näiteks, kui see sind painab, eks ole, või mine tee siis heategu sellele inimesele, kellele sa tahtsid teha, aga ei saanud teha. Mine tee vastu teene näiteks või no tee need asjad ära, eks ole, siis jääb su nagu hing rahule. See on meetod ju tegelikult on ju. See pole lihtsalt niisama, et see on umbes nagu sa ütlesid, eks ole, et võtta see kala sealt ja lased ookeani, las ta elab seal edasi, eks ole. Siis, et kohe keegi ära seda sööb. Aga sa oled vähemalt selle hea teo teinud. Ja see võib mõjutada sinu saatust väga-väga oluliselt. Ja kui me teeme ennast nii-öelda puhtaks, siis see on kerguse tunne. Ehk puhtuse tunne tähendab, mul ei ole selliseid klammerdumisi. Mul ei ole sellist taaka enam. Ja võt, siis on lihtne minna. Ja, siis on käed tühjad ja siis sa lihtsalt lähed. Ja siis ta võtab sind kaasa lihtsalt. Aga see inimene, kes ongi sügavalt siiralt veendunud, et pärast surma pole mitte midagi ja sellega lõpebki kõik, kas tema jaoks see, mis järgneb, on siis seda jagu hullem või peaks ta kõige enne surma jumal? Ma tahtsin kuidagi ehmatada inimesi, aga veermutada neid. Tead, ma arvan, et ka sellises igapäevases elus on selliseid sündmuseid ehk sarnaseid sündmuseid, kus inimesed ei taha vastu võtta, nagu puiklevad vastu, on nagu jäärapäiselt kindlad oma veendumusele. Isegi kui sa annad neile kätte tõendid, isegi siis puiklevad vastu. See on selline iha, võib-olla see on jäärapäisuse iha. Võib-olla midagi taolist. Aga kui nüüd vaadata elu kui evolutsiooni või kogu eksistentsi, eks ole, siis kui selline inimene sureb, siis ta peaks saama järgmise vormi, kus ta saab selle jäärapäise ihaga nagu edasi minna seni, kuni
ta saab aru sellest, et see on järjepäine hea. Sest looduses on selline printsiip, et ta kõrvaldab puudust. Ja kõlas väga perspektiivselt ja paljud võib-olla küsivad, et mis asja ta ütles, eks ole, mul on siin puudus, seal puudus, eks ole. Ja ei ole näed tulnud seda raha piisavalt palju ja terveks pole saanud ja et see on ikkagi problemaatiline ka täna. Aga puudus tuleb õigesti aru saada. Ehk puudus tähendab tõepoolest, et midagi ei ole meil korras, aga teiselt poolt on meil üleküllus. Näiteks, millise ülekülluse loob puudus? Kannatuse võib-olla, igatsuse. Näiteks kannatuse üleküllus, igatsuse üleküllus ja nii edasi, eks ole. Et kui sa niimoodi küsid enda käe, siis hakkad aru saama, oota. Aga mul on siin, see on üleküllus, ma suppan selle ülekülluse käes tegelikult. Aga selleks, et seda puudust korvata, tuleb sul seda üleküllust vähendada. On ju nii? Sest kui meil on 100% see maht ja 90 on siin on 10 seal, no kuidas on saanud 10 tõsta, kui me 90 ei vähenda? On ju nii? Ja nüüd, kui inimene, kes ei usu üldse surmajärgsesse ellu ja nii edasi ja inkarnatsiooni ja evolutsiooni, mis oleks väga imelik, eks ole, looduse valguses, et meie evolutsioon lõpeb bioloogilise keha surmaga lihtsalt ära. See ei ole ka väga tõenäoline, et loodus on nii rumal, eks ole, loob siia ühe mingi, ma ei tea, kuni 70, 80, 90 aastat elava bioloogilise olendi ja ainult sellel eesmärgile saaks ta siin süüa ja lapsi teha ja nii edasi, eks ole. Ja nüüd lõpeb evolutsioon ära. See on nonsense, eks ole, see on kogu universumi arengu juures on see, ma ei tea, 10 000 või miljondik sekundit, eks ole, käib, see on üks inimelu, eks ole, see on nagu kadunud. Et joogateaduses ikka räägitakse sellest, et kõik evolutsioneerub, mitte midagi ei raisku, mitte midagi ei kao ära. See ka energiajäävuse seadus ütleb seda, eks ole. Nii et siit lähtuvalt võiks öelda seda, et kui inimene on pime ja ta ei usu surmajärgset evolutsioonilist osa, las ta olla see tema usk, eks ole, las ta olla. Aga samas, kui ma vaatan eitamist, siis eitamine ei ole kaugeltki tõe kriteerium. See on lihtsalt usk, et see on niimoodi. Aga kui, ma ei tea, kuidas tavalises elus võiks olla, kui keegi eitab midagi ja siis tegelikult satub olukorda, kus ta võib edasi eitada, aga olukord jaatab. No ma ei tea, näiteks võib-olla lihtne selline näide, et mõtteasja võiks olla. No näiteks minuga õnnetust ei juhtu. No lihtsalt ei juhtu, lihtsalt ei ole võimalik. Ja juhtub, näed, eitasid, aga juhtus. Minul ei toimu näiteks töökoha kaotust. Kõik oli väga hea, aga juhtus. Mul on tervisega kõik fine, mitte midagi ei juhtu, eks ole, plakst ja tõbine. Noh, mingid sellised asjad, eks ole. Ehk eitus ei tähenda seda, et me nüüd oleme priid sellest, mida me eitame. Ehk kui niimoodi ringi vaadata enda elus, siis eitus on isegi farss vahest. Usk küll, jah, et ei juhtu, jah. See eitus töötab küll hästi, et ma ei võida lotoga. Peavõitu, see töötab hästi. Selles võib küll kindel olla. Aga see on jällegi matemaatiline teema, eks ole. Tõenäosusteooria. Nii et siin on selliseid põnevaid kohti küll ja küll. Ma vaatan, meil ei ole vist kunagi varem poole saate peal nii palju vaatajate küsimusi olnud, et peaks vahepeal nende juurde hüppama. Aga see ongi intrigeeriv teema tegelikult, on ju. Muidu jätame inimesed hätta. Aga vaatame, kuidas me jõuame kõikidega.
Anesteesia ja teadvelolek. Kui inimene on saavutanud püsiva teadveloleku, siis kuidas mõjub talle anesteesia? Tead, see oli mitu aastat tagasi, ma käisin ka opil ja tehti ka anesteesia. Ja ma püüdsin teadvale jääda, ma ei jõudnud. See käis nii kiiresti. No ei jõudnud, tähendab seda, sa sätid ennast valmis seal, eks ole, sul on sellised tilguti küljes ja siis ta paneb selle, eks ole, selle sisse sulle. Ja noh, nii kui sa sätid seal, juba toimus kõik ära. Tead, minuga juhtus niimoodi, et see oli blackout. Aga see sama blackout tegelikult on nii-öelda igapäevane asi inimeste elus. Ehk see blackout esineb unenägudeta unes. Ja kui magame, und ei näe, see ka blackout. Ehk see on selline seisund, kus meie teadvus ei loo sündmused, ei loo protsesse. Ja ma olen vahest mõelnud ka selle peale, et kuidas siis anesteesia niimoodi töötab. Aga et anesteesia töötab, nüüd võin jälle puusse panna siin, aga ma loodan, et ma saan andeks selle, et ta sisuliselt lülitab välja inimese teadvuse ja võimekuse kontakteeruda või siis olla ühenduses ajuga. Ajuga, no ma räägin ainult selle ajust ja peaajuspärin ajust nagu tervikuna, eks ole. Et see kontakt kaob ära. Ja see tähendab seda, et kaovad ära ka tunnetusvahendid. Võime tunda ja näha ja kuulda ja nii edasi. Osadel inimestel see säilib. Vähemalt võime näiteks ka tunda ja kuulda, isegi kui nad on anesteetikumi mõju all. Ja neid lugusid on ka olnud, eks ole, päris koletad lood muidugi. Aga sama tegelikult toimub ju ka teatud ainetega, mida tarvitatakse kui drooge, no kui nii-öelda, mis seal on siis need narkootilised ained. Osasid anesteetikumi kasutatakse lahjendatud ju sellega käib saada, eks ole. Ja. Nii et nad siiski lülitavad midagi välja ja lülitavad midagi sisse. Või siis lülitavad välja ja meil tuleb sisse lülituda. Et me hakkame kasutama mingid teisi tunnetuse viise. Nii et seal on mingisugune point, kõik need ajuvaskad ja kõik need, mis iganes droogid siin aja jooksul on kasutatud inimeste poolt, nad on ju selleks, et mõjutada meie nervisüsteemi. Selleks, et vabastada inimese teadvus tavapärasest kogemusest. Kus see teadvus siis on sellel ajal? Ootab eesruumis, kuni keha üles ärkab? Teadvus on samas, kus ta kogu aeg on. Ega teadvus ei muuda oma asukohta tavaliselt. Küll võiks öelda niimoodi, et inimestena oleme harjunud seda või vaatame niimoodi, et kui ma olen punktis A ja liigun punkti B, et siis ma liikudes punkti B ei ole punktis A. Et ma kogu aeg nagu eemaldun või siis ma tea, maastik või loodus või mis iganes liigub minu ümber, ma tean, et ma liigun, eks ole, no, füüsiliselt. Aga samas, kui vaadata teadvust või siis ükskõik siis droogid või anesteetikumid ja nende mõju, siis tekib ka tunne, et ma kuskile liigun. Aga tegelikult võib ka teistmoodi vaadata. Ma tegelikult ei liigu. Maailm liigub. Et minu taotluse järgi maailm hakkab liikuma. Siin on ka point taga, miks see on vaadaja võib-olla ka oluline, nimelt selles, et tõeline mina ja teadvus on üks osa absoluutsest teadvusest. Absoluutsest olemasolust. Mida joogas võrreldakse vaikusena. No, need on sünonüümid siin, et natukene raimu anda, mis asi see teadvus on, kuigi sõnad ei anna siin mitte midagi ette. Eks seda ei ole võimalik sõnade kaudu avastada, ega ettekujutus on muidugi täitsa vale, sest see ei ole kogemus. Et see on vaikus, see on lõputu ruum, pimedus ja absoluutne teadvelolek. Pimedus sellepärast, et see on nii puhas ruum, siin pole mitte midagi üleliigset, millelt nii-öelda valgust tagasi peegelduks. Eks see pimedus on tegelikult kõige puhtam valgus.
Ja kui inimene on üks osa sellest, siis mismoodi saab siin toimuda liikumine, kui siin ei liigu mitte midagi? Et sellest vaatest lähtuvalt võiks öelda, et me elame paradoksis. Me liigutame maailma. Ja kui siia juurde lisada veel karmaseadus, siis selle maailma liikumine ongi karmavoog. Ja karmavoog loob meile maailma, mida me võtame vastu oma tunnetusvahenditega. Ja kui sa nüüd lähtud sellest näiteks, et teadus on lõputu vaikus, eks ole, ja avarus ja ühtegi kogemust ei ole, siis pane siia juurde tunnetusvahendid ja pane siia juurde siis see maailm, mida me siis tunnetame. Ja sa saad aru, et see maailm, mida me näeme, ei ole see maailm, milles me tegelikult elame. Sest me ei tea, mis on meie tunnetusvahendite taga või eelneb tunnetusvahenditele, milline see osa seal on. Me teame ainult seda, mida tunnetusvahendid meile nii-öelda kombineerivad või toovad meile. Selle kohta me ütleme, et see on meie maailm. Ja kui sa vaatad tunnetusvahendeid, sa hakkad aru saama, et need on tegelikult need organid, mis loovad meie maailma. Aga kui sa saad sellest kõigest läbi nagu vaadata või minna ja vaadata maailma, siis sa näed hoopis midagi muud. Kogeda maailma ilma tunnetusvahenditeta. Ja kõik need droogid ja kõik need anesteetikumid vahet ei ole, mis nad on. Nad mõõtavad meie tunnetusvahendeid. Mis on muidugi otseselt seotud närvisüsteemiga ja keemiaga ja nii edasi. Ja nad hakkavad tööle teist moodi ja seetõttu me näeme seda sama maailma, aga teisiti. Seetõttu nimetatakse neid erinevaid nägemusi ka erinevateks dimensioonideks, erinevateks mõõtmeteks, et nad on siin samas. See muidugi tähendab, et see on sellised mingid jäigad piirid vahel, kuigi looduses on päris jäigad piirid vahel, et nad omavahel ei sekkuks ja ei sõidaks sisse teine teisele. Aga nad on kõik väga sellised, kuidas ma ütlen, konkreetsed, aga siin samas. Ja. Nii et kui teha siis väike selline anesteesia, eks ole, siis ongi blackout. Siis polegi maailma. See on ka tegelikkus. Te ei mäleta midagi, vaid maailma polegi. Sinu jaoks ei ole, aga hopi laua peal keegi lõikab su keha. Need jaoks on, sest nad ei ole selle mõju all. Okei, nii, küsimus tuleb järjest juurde. Sa oled rääkinud, et kui inimene sureb ja tal on kas või üks ruudraksa endaga, siis see aitab inimest paremasse kohta. Kas? Ja, selle kohta see on selline vana India teadmine. Ja see on selline lugu, ma katsun lühidalt ära rääkida, et looja ehk Brahma lõi maailma. Ta on kogu aeg olemas, ta kogu aeg loob, ega maailma loomine pole seisma jäänud, eks ole. Ja lugu on sellisest loob maailma ja kui te ette, selline lugu on sisse toodud siia, et kena naisterahvas rinnakas siuke läheb mööda, eks ole. Ja ta niimoodi jääb seda vaatama, nagu mehed ikka vaatavad, eks ole, kenast naisterahvad niimoodi. Ja sel hetkel läks tal loomine meelest ära. Ja siis kui ta avastas selle, tuli teadvele, kaotas teadvustamise, siis tal tegis tohutu viha selle vastu, et ta kaotas selle hetke. Ja see viha energia on niivõrd suur, et see lõi omaette olendi, sest looja ei saa mitte midagi teha, pärast luua. Isegi kui ta aevastab, ta loob midagi. See puuksu, ta loob midagi. Ta on niimoodi üles ehitatud, eks ole, et ta loob kogu aeg. Ja kui ta siis vihastas, siis kolmandas silmas sündis üks olend, mis oli tema viha väljendus. Ja seda olendit nimetati Rudra. Ja Rudra on üks Shiva vorme. Shiva on siis, joogas on siis ainujumal. Mitte hävitav jumal, vaid ainujumal. Hävitav jumal on Rudra. Ja Rudra siis olles siis Rahu kehastus, hakkas loodud purustama. Kui sa oled puhas raav, mida sa teed? Sa ei oska midagi muud teha, sa ei oska isegi rahulik olla, sest sa oled raav. Mida teeb puhas raav? Ainult purustab ja on nii.
ja siis see purustamine toimub tükk aega ja siis keegi ütles Brahmale, kuule, vot see on üks tegelane, tead, lammutab siin kõike, mida sa ehitad siin. Sina siin ehitada taga, kõik lammutab ära piltlikult. Ja siis Brahma hakkas vaatama, et ongi jah, aga kõik on väga lõhutud ja lammutatud ja läks siis Rudra juurde ja siis hakkas rääkima taga, et kuule, et mis see point on, mis sa siis teed seda. Ta ütles, et mul on niivõrd suur viha. Jah, et see on see, millest me lammutan, mul on täiesti üksinda, mul on ainult üks nimi. No, Indias on jumalatel palju erinevaid nimesid. Mul ei ole mitte ühtegi sõpra ja ühesõnaga ta kannatab. Ja siis Brahma ütles, et kuule, okei, teeme asja korda. Ma annan sulle mitu nime, eks ole, annan sulle mitu sõpra, annan sulle veel mingid kvaliteedid, eks ole. Ainult, et sa rahuneksid maha. Ja andsid kvaliteedid. Ja siis Rudra sai endale võimega teadvustada seda, mida ta oli teinud. Ehk kui võtta analoogia tavalise inimesega, siis kui inimene on tige, näiteks nendest väljas, ega ta siis lõhub ja lammendab ja ta ei saa aru, mida ta teeb. Hiljem, kui ta hakkab nagu tagant järgi vaatama, siis ta hakkab aru saama. Nii et see on analoogiline protsess. Ja Rudra sai aru ja läks patukahetsusse. Ta sai aru, et ta tegi niivõrd palju kurja ja valu. Ja see patukahetsus, mis ta tegi, oli siis selleks, et leevendada kogu seda lammutust, eks ole. Ja kui tema pisar kukkus maa peale, siis sellest sündis Rudraksha puu. Ehk Rudraksha seemned on siis selle Rudraksha puu nii-öelda viljaseemned. Ehk siuke lugu on siin taga. Ja Shiva ütles siis mingisugune Puranas niimoodi, ehk oma sellises vestluses kellegiga, ehk inimesed, kui nad on suutelised ka surmaga rääkima, siis ka Shivaga, Jumalaga on võimalik rääkida teatud tingimustel. Ja see ütles niimoodi, et kui inimene sureb ja tema juures on kas või üks Rudraksha helmes, võtan ma enda juurde. Ja, enne kui surmajumal jaama tuleb ja napsab ära. Eks ole? Ja see lugu siis oli selline, no see on siuke nagu eellugu, ja lugu on siis selline, kus siis üks siuke puruporjus ja siuke laamendaja ja siuke kakleja ja siuke kraageldaja libastus porina oli, kukkus peaga vastu puud juurt ja lõi oma kolba lõhki. Suri ära, sai surma ühesõnaga. Ja siis tuleb surmajumal sinna, vaatab, polegi hinge, ära viidud. Vaata, kuhu läks, näeb, et see liigub Shiva taevasse, kõige kõrgemasse asukohta taevas, eks ole. Ja siis küsib, et kuule, mis värk oli, et vaata, see tüüp peaks ju oma tegud järgi hoopis minuga põrgusse tulema. Ja siis Shiva ütleb, et aga vaata tema pea all. See väikene poolik Rudraksha. Selle peale kukkunud. Ja, see on see lugu. Sellepärast kantaksegi Rudrakshasid näiteks kaelas ja ümber käte ja siin käte peal ja nii edasi. Ehk Rudraksha näitab alati seda, et inimene teab, mis on patukahetsus ja ta on patukahetsuse teel. Ta teadustab endale kõik need asju, mida ta on teinud ja ta kahetseb seda. Ja, siuke legend on siin taga. Ja, aga seda, mida Shiva on ütlenud, selles me ei kahta. Need ei ole inimlikud mõtted. Kui Shiva ütles, et Rudraksha päästab inimese surmahetkel, siis on nii. Lorna Byrne on oma raamatutes kirjutanud, kuidas ta näeb ingleid ja kuidas inglid tulevad surijatele järele. Kas surm on ingel? Surma kohta on kindlasti palju selliseid versioone, kes ta on ja mis ta on. Teda on kirjeldatud erinevates traditsioonides erinevalt. Ma arvan seda, et surm võib võtta ükskõik missuguseid vorme, mis on paslikud kas ühele kultuuri osale või ajastule näiteks või traditsioonile. Ja ma arvan, et see ei ole tema jaoks probleem. Inglid ja ka Indias on ka tiibadega olendeid kujutatud ja räägitakse, et on ka taevased olendid ja nii edasi, et
maailmas on levinud selline liik. Noh, temast teatakse. Jah, osad tõesti näevad ja osad ei näe. Kui osad näevad, siis see on tunnetusvahendid töötavad teistmoodi natukene. Lapsed ju näevad ka oma varases eluetapis rohkem kui meie füüsiliste silmadega, sest nende tunnetusvahendid ei ole veel täielikult häälestunud meie füüsilisel maailmal. Ja siis me arvame, et nad näevad seal luulusid ja see ei ole pärast niimoodi. Sellist nägemist on võimalik harjutada muidugi, aga tekib küsimus, et mis sa sellega edasi teed siis? Kas ootamatut surma on ka võimalik siis ma eeldan, et ette arvutada või teada saada? Ma jään vastuse võlgu sellele küsimusele, ma ei tea seda päris täpselt, seda arvutuskäiku, aga ma tean, et kui inimesele ennustatakse tema elu ja ennustused on need matemaatilised ja põhinevad siis inimese isiklikul horoskoobil ja andmetel, et siis on võimalik midagi ette küll ennustada, aga kas nii täpselt, ma ei ole kindel. Kuigi võiks öelda niimoodi, et kui surm siis vastusena, siis et pole aeg veel minna vastusel tuttavale ja et need seal otsustasid seal üleval, eks ole, et pole aeg, siis nemad kindlasti teavad seda, millal on mingi aeg kellegil minna. Ja osad nad teavad. Muidugi on olemas ka sellised võimed või sidhi või siis on väiksem võime ridhi, eks ole, kus siis on võimalik arendada endas teadmist teise inimese surmahetkest. Enda omast ka muidugi. Kui hing lahkub, kas teatud juhul säilib mina teadvus ja kuidas hing teeb koostööd vaimuga? Tead, see hinge ja vaimu teema on selline, kunagi me rääkisime sellest sinuga ka vist, eks ole, see on see kaunis selline keeruline teema, kus on ta läbi põimunud kõik oma vahel. Aga ma ütleks niimoodi, et tõeline mina ja teadvus on igavesed. Nad on Jumala osad, Jumala säde. Jumala säde ei saa kustuda, me mõtleme võib-olla, et säde, no tšünks ja kadus, eks ole, et tuli põleb ja kustus, eks ole. Aga siis me peame aru saama, et see kirjeldus Jumala sädemest ei ole tavaline meie arusaamine sädemest. Säde tähendab selles osas, et see on üks hõõguv osa, igavene osa, Jumala säde. Jumal on igavene ja see säde on ka igavene. Et see säde on kogu aeg nagu, ma ei tea, nagu pisike pird, eks ole, mis kannab Jumala kvaliteeti. Ja see oleme meie, see on tõeline mina. See ei kao mitte kuskil ära. Seetõttu tõelise mina avastamine ja teadmine on olulise tähtsusega. Sest on vaja teada, et see osa on, et ma olen surematu. Mõtted muutuvad, emotsioonid, keha muutub aja jooksul, aga mina ei muutu. See on kogu aeg sama, koos teadusega muuseas. Ja kui eluajal õppida juba teadust kasutama teadlikult, ega see oskus kaduma lähe kuskile, kui keha on ära surnud. Mis küll kaasa tuleb, mälu tuleb kaasa ja ka emotsioonid tuleb kaasa. Sest need on ka ju energeetilised nähtused, nad ei ole füüsilise keha protsessid ja nähtused, nii nagu tavaliselt vaadatakse. Joogas on see vitaalne keha, mentaalne keha. Ja, et on täitsa eraldi kehad. Küll need kehade aktiivsus mõjutab füüsilisi protsesse, füsioloogilisi protsesse, läbi erinevate virgasainete tekitamise meie näärmetes, eks ole. See on selline vaade on siin joogas. Ja need tuleb kaasa, no? Mingil hetkel siis toimub nendest puhastumise protsess peale surma, tendentside puhastamine, et inimene minema teatud ajaks purgatooriumi näiteks on ju, et vabanedes nendest emotsioonidest ja mis iganes, et see on jah, pikk protsess on see, mis peale surma järgneb. Siis on siin mõned küsimused matmise kohta, et kas traditsiooniline kirstumatus või siis tänapäevane kremeerimine ehk põletusmatus, kas on mingit vahet, kumb on mõistlikum või abiks siis hingele? Jah, teate neid
neid traditsioone on erinevaid. Kuid ja igal pool on mingi oma põhjendus taga, miks see peab just niimoodi olema, eks ole. Kas sa paned kirstu peaga siis kas põhja või lõuna või kuhu poole või sa paned istuma hoopis sinna vaatega itta näiteks või sa jätad oma keha kuskile kaljude otsa, kus kotkad selle laiali veavad, eks ole, söövad ära selle liha sealt pealt, eks ole, või siis põletatakse, et uhk läheb siis kas merre või läheb kuhugi, no ma ei tea, igasugused versioone on. Kui mõtleks niimoodi, et füüsiline keha, kui niimoodi vaadata, eks ole, ta on ikkagi tegelikult siit samast maa seest tulnud. Ehk no mitte otseselt maa seest, eks ole, vaid kõik seda, mida me tegelikult sööme ja mis paneb meie keha kasvama ja hoiab teda elus ja nii edasi. Kogu see bioloogia on tulnud ju sellest, mida me saame siit sellest maisest keskkonnast. Ja ühel või teisel viisil on see kõik tulnud maast. Maaelemendid. Eks ole? No võtame, ma ei tea, liha näiteks, sööme liha või kala, aga kust see liha või kala tuleb, kust nemad oma toidu saavad? No siis jõuame taimede juurde, eks, aga kust taimed oma toidu saavad? No siis jõuame vee juurde, mineraalainete juurde ja nii edasi, me lõpuks jõuame ikkagi maa juurde tagasi, eks ole. Ükskõik millises toiduahela osas me ka ei oleks. Ja maast ootsa tulnud ja maa siis tuleb tagasi. Väga täpne väljaütlemine. Aga osadel uskumustel on veel juures ju erinevad nõuded, eks ole, et kus sa pead nagu vaatama või mis pidi asetsema, ootama näiteks ärkamise hetke või aega. Ma küll väga usun, et seda aega ei tule, kus need kõdunenud laibad seal kirstudes kõik üles tõusevad ja tekib üks kohutav segadus maamuna peal, eks ole, tahas ärkamine ja nii edasi. Et ma näe siin suurt vahet, see on uskumuse teema, kuid fakt on see, et me ei tee enda keha jaoks mitte midagi muud, kui me ainult toidame teda sellega, mis tuleb maast ja hoiame hügieeni ja riietame ja hoiame kliima eest. Me ei tee väga palju oma kehaga. Ja. Nii et selles mõttes võib öelda, et siin elab küll mingisugune, ma ei tea, vaim näiteks või hing või kuidas me nimetame, et siin on mingi elusus sees, mida me ei tee. Aga selge on see, et see elusus antakse edasi ju põlvest põlve, eks ole, läbi munaraku ja seemneraku. Seal on see säde sees, mis teeb meie keha elavaks, eks ole. Aga see, mis sinna siseneb, on teadvus, tõeline mina ja see on teine asi. Nii et siit me jõuamegi kahe sellise asja, need on Shiva ja Shakti, on teadvus ja on energia. Üks on elu, üks on teadvus. Nii et kuidas nendega on, me kasutame iga päev neid asju. Ja, aga jah, osa sellest tuleb kaasa, osa ei tule. Keha on nagu tõesti nagu anum, mille sees on siis elusus ja bioloogiline elu ja ka olemasolu tõeline mina koos teadvustamisega. Ja see kõik ongi täpselt siin nii kaua siin sees, eks ole, kuni ta pääseb sellest purgist varumast välja, mille ta katki läheb, eks ole. Ja siis siit saavutatakse teatud vabadus. Mitte täielik, vaid teatud vabadus. Ja. Nii et suurt vahet pole, kuidas selle surnud kehaga siis ümber käia või kas inimene peaks seda ise otsustama või ette? Et mina ütleks niimoodi, et las ta otsustab ise, nagu ta tunneb, eks ole, et näiteks Indias kremeeritakse. Sidasid ja joogisid neid ei kremeerita. Nad pannakse spetsiaalsesse asendisse, need maetakse, aga mitte kirstu ja mitte mulla alla, vaid spetsiaalsesse kambrisse. Ja. Sest nende liha ja luud ei ole tavaliste inimeste lihad ja luud, nad on läbi imbunud erinevatest vaimsetest tehnoloogiatest, praktikatest, mis jätavad kõik jälje. Ja nende kehad säilivad ka palju pikemalt, nad ei lagune nagu tavaliste inimestel, eks ole. Ja seetõttu nad pannakse siis sellistesse
asenditesse ja näiteks hoidlatesse ja sinna peale pannakse tavaliselt siis Shiva linga koos jooniga. Ehk Jumala ja Shakti märk. Ja suurem osa Indias olevaid templeid on just selliselt ehitatud. See on ka konkreetne pühak olnud all. Ja see energia, mida siis templid siis kiirgavad, ongi siis selle pühaku energiaks on seal mitte surnud, vaid samadhi seisundis. Ehk samadhi tähendab seda, et surm ei ole võtnud, vaid see inimene on avastanud, et see Jumal on siin samas. Mina olengi Jumal ja see keha on Jumal ja kõik see on Jumal. Ja siis sellise taipamisega, sellise arusaamisega viiakse läbi siis samadhi tehnika, samadhi praktiseerimine, kus juures siis kõik see jumalikustub. Keha muutub, transformeerub, kõik füsioloogia muutub ja kuni jääb täiesti seisma ja nii edasi. Ja keha muumifitseerub isegi ja nii edasi. Kuid kõik see meie tegelik päritolu on siin esindatud. See on Jumala kohalolu. Seda nimetatakse täielikuks eneserealisatsiooniks. Et see on sellises vormis. Aga osad pühakud ka lahkusid kehast. Läksid astraaltasandile näiteks edasi oma tööd tegema, praktikaid tegema. Osad läksid veel kaugemale, vabastasid ennast nagu absoluutses mõttes muutudes Shivaks ja Shaktiks. Näiteks nagu sidad meil siin templis, eks ole. Ja, osad võtsid neist sellise vormi, mida nimetatakse ühtsusloodusjõududega. Valivad välja ühe loodusjõu näiteks ja integreeruvad integreerida oma teadvuse sellesse teadvusesse. Sest joogateaduse järgi füüsika ei ole selle puhas ainult mehaanika, vaid teadvustatud energia liikumine. Ja nii edasi. Nii et see on mitmed variante. Mis kehaga parasjagu teha, no ma tea, mõelge ise, see on Mendelejevi tabel on siin tuhk ja muidugi Indias ka kremeeritakse inimesi, sõltub seisusest ja osad kremeeritakse täielikult ja osad on ainult pool keha näiteks ja igast variante on. Igal pool mingi oma lugu taga. Parastega tehakse ühte asja, rasetatakse teist asja ja nii edasi. Ja tuhaga siis samamoodi, et nii nagu surija ise on soovi avaldanud või on siin ka mingid näpunäited, et kas tuulde või mägedesse või urnikapi peale? Jah, sest vaata, mida ikka haua peal vaata käiakse ikkagi, eks ole, et aga mul on ka ju hauad, eks ole, hooldada ja nii edasi, aga mida seal haua peal tehakse? Tavaliselt aga üldse midagi ei ole. Ikka kui inimesel on mingi haud hooldada, siis seal on tema lähedased, eks ole. Need inimesed ei ole tema mälust kuskile kadunud. Nad on nagu endiselt alles, ehk see tugi, mis mõte on seal taga, see mälestus on endiselt alles, kuigi need inimesi ammu seal ei ole. Aga inimene toidab ise ennast läbi usu, et need inimesed on kuidagi ikkagi olemas. Ehk ta aktiveerib oma mälu ja siis ta kasutab mälus olevaid asju halva või hea meenutamiseks, mis nagu toetavad. Siis enesest ei ole paha, eks ole. On see üldse oluline, et surnuid niimoodi meelest pidada mingid protseduurid, tseremooniad nendega veel teha võib-olla aastaid pärast surma? Et siin on teatud nüansid. Nimelt vaatame, kõiki põlvneme kellestki, eks ole. Ehk sina põlvned oma ema, isa, see kaudu, eks ole, mina jällegi oma ja nii edasi. Nemad oma korda ju omasid ka oma ema ja isa ja nii edasi. Ja kui me vaatame seda põlvnemist, kui kaugele see sinna kuulatub. Ilmselt võiks jõuda sinna Aadama ja Eva juurde, eks ole. Piibli jutu järgi, eks ole. Samas Indias on ka teistsugune vaade, seal pole ainult üht esi ja ema, eks ole, vaid on neid mitu erinevat ja siis tulevad need erinevad liinid,
esivanemate liinid, mida siis inimesed panevad oma perekonna nimesse näiteks või hoiavad kinni ja on siis erinevad need liinid siis. Ja igal liinil on oma loodusjõud ehk oma jumalus. Ta on liini aluse panija ja ta järgib, nagu kontrollib või hoolitseb kogu selle liini eest. Lõpuni välja. Ja siin võib olla, ma ei tea, palju siin võib neid põlvkondi vahel olla, võib-olla tuhandeid, eks ole. Võib-olla, ma ei tea täpselt, võib-olla 10 000. Et siin on üks siuke Deva, seda nimeks Deva. Ja vist oli see Kuuladeva nimi äkki või? Ja Kuuladeva, tema siis jälgib kogu selle liini, vastutab selle liini eest, eks ole. Ja tema siis teeb oma tööd niimoodi ja siis on olemas Ištadeva. Ištadeva on nüüd see jumalus, mis vastutab ühe konkreetse isiku eest selles ahelas. See on Ištadeva. Et võib-olla need ongi nemad, kes otsustavad ja räägivad. Ja Ištadeva eesmärk on võib-olla siis nagu inglitel nagu öeldakse, et aitavad inimesel ellu jääda ja siin orienteeruda ja nii edasi. Nii et siin need siukseid asju on nagu uuritud joogide poolt ja jõutud selliste avastusteni. Ja tõenäoliselt siis on ka võib-olla tegemist vastavate protseduuridega, et kuidas näiteks, kui sa preestriliin näiteks, ütleme Indias, eks ole, kuidas siis sinu matused käivad, eks ole, võrreldes sellega, kui sa oled kastist väljas liin, eks ole, ja kasti vaba, kuidas siin käivad ja kuidas käivad seal šudradel ja need kõik nendel jahimehed või sõdalastel ja nii edasi. Need on kõik nagu erinevad sellised liinid ja matused, aga nad on seotud kõik nende liini hoidjate jõududega, eks ole, kuidas on seal kombeks. Aga kui vaadata siin liine, siis see tähendab seda, kui meie esivanemad on kõik nagu lahkunud siit ilmast, aga kusagil nad ju on ju nii, mingis teises vormis. Aga kas see, et on kuhugi ära läinud, kas see mõjutab seda liini või nad on endiselt, nagu öeldakse, ühenduses selle liiniga? Ja siit tuleb välja vaata selline protsess, mida nimetatakse esivanemate austamine. Ja väga paljudes traditsioonides on esivanemate austamine, mille tõttu siis hoitakse kõik need liine justkui pühadena ja samas austatakse, suhtutakse hästi, et saada tuge. Saada seda jõudu, mis neil on seal. Aga see jõud enam ei ole nagu inimlik jõud, sest need inimesi pole enam, see on kuskil mujal. Ehk siin tekivad või jäävad alles teatud sidemed, mille kaudu see mõjutus käib. Ja samas võtame näiteks öeldakse suguvõsa needus näiteks. Või näiteks needus on peale pandud 7 põlveks. Kõik siuksed teemad, eks ole. Aga see tähendab seda, et selle liinis on protsessid olemas. Või geneetilised haigused näiteks on ju. See tuleb ju kõik mööda seda liini, eks ole. Sest siin on tegemist ju ka füüsilisel tasandil ju ka geneetikaga, eks ole. Ja siis on sellised tehnoloogiad ka, mis seda liini puhastavad ja mõjutavad ja tekitavad muutusid ja järeltulevatel põlvedel ei oleks neid jamasid ja probleeme ja nii edasi, mis on siis läbi eellaste tehtud, kasutades karmat. Siin on palju selliseid seoseid. Nii et esivanemate mälestamine, surma aastapäeva tähistamine või sünnipäeva tähistamine, mingid putšad, see on ikkagi olulisel kohal ja seda peaks tegema. Ta on oluline täpselt nii kaua, kuni sulle on oluline oma suguvõsa, kuni sa oled selles liinis. Kui sa oled võtnud suuna vabanemise poole,
selleks, et lõpetada või väljuda oma liinist ja ühineda Jumalaga, mis on siis jooga, siis see loomulikult see liin lõpetatakse. Siin nii-öelda lülitutakse ümber. Ja siis sa oled nii-öelda maa peada Jumalaga silmitsi. Ja siin on omad jällegi reeglid, eks ole, kuidas seda üleminekut teha. Kuidas sellest lahti saada, vabaneda, tavaliselt käib kõik läbi headuse, eks ole, ka läbi palvete ja rituaalide ja nii edasi, selleks, et saada switch ümber lülitada. Joogapühitsused ja kõik just teemad. Nii, kas surres peaks tagasi maa peale inkarneeruma või loobuda inkarnatsioonist? On see üldse inimese enda otsustada? Tead, inimestel on kuidagi selline huvitav arvamus, et ma olen inimene, ju ma siis inimesena tagasi ka sünnin. See ei pruugi üldse niimoodi olla. Inimesena sünni kohta öeldakse, et see on unikaalne. Seda unikaalsust rõhutatakse läbi selliste näidete. Ma olen rääkinud sellest, aga räägin veel kord. Ehk kujuta ette, et maagri on kaetud veega, ainult veega, ühtegi mannert ei ole. Siin elab ainult üks kilpkond, kes käib hingamas kord 100 aasta jooksul. Ja sellel vee pinnal ujub üks päästerõngas. Ja kui see kilpkond tuleb hingama õhku ja tabab täpselt keskele, sünnib inimene. Või teine näide, Ganges, igane pikk suur jõgi, eks ole. Ainult üks biotäis liiva sellest on inimesed. Ülejäänud on kõik teised olendid. See on teine võrdpilt, mis kirjeldab seda, kui unikaalne on inimliik kui selline. Inimliigi unikaalsus seisneb selles, et inimestel on võimalik teha shortcut Jumala suunas. Teistel liikidel ei ole seda üldse võimalik teha, sest nad on kogu aeg mööda ette kirjutatud evolutsioonilist teed, mida nad ei tea, vaid lihtsalt järgivad seda kui tavalist elu. Ja. Nii et sünd inimesena on unikaalne. Ja kui inimesed ei ole suutnud seda elu kasutada sellisel viisil, et kasutada seda unikaalsust, teha see shortcut, eks ole, siis on see raisatud elu. Niimoodi öeldakse joogas. Ja kuhu selline inimene satub peale oma elu lõppemist siin ja kuhu ta inkarneerub, vastavalt oma headele, eks ole, jah. Nii et see on šanss, inimesele vorm on šanss, igal inimesele šanss minna Jumalaga sina peale või liikuda selles suunas. Kui seda elu jooksul pole tehtud või et kui inimene sureb, et kas siis see, mis järgneb, on puhtalt karmiline protsess ja seal on midagi inimene ise midagi valida, otsustada, teha ei saa või on seal mingid võimalusi, sest sama surnute raamat jälle nagu viitab, et seal on palju võimalusi vabanemiseks ka pärast surma või selles vahepealses alas seal. Bardoos, jah. Ja kindlasti on neid variante olemas, sest kõik ei ole nii must ja valge. Kuid samas tekib küsimus selles, et kuidas ma tean? Kuidas ma saan teada, mida ma valin, millal ma valin? Kui ma pole enda inimlikke tahke kasutanud, inimlik tahk, ma mõtlen siin seda tõeline mina, minu teadvus ehk minu intellekt, kui ma pole kasutanud arusaamist, pole arendanud eristamist, süvenemist, keskendumist, informatsiooni saamist ilma mõtlemata, kuidas ma saan aru nendest võimalustest? Ma ei saagi aru. Vaatan erinevad valgused, erinevad pildid mängivad, erinevad helid, eks ole, so what? Vahin ringi keskendumist ei ole, eks ole, mida ma valin siin, mitte midagi ma ei vali. Ma olen sattunud nagu kaubamajja, kus on teil kõik võimalik ja aga ma ei oska valida lihtsalt. Et aga seda peab õppima elu jooksul. Et see valikute võimalus tekiks. Nii et maailm, milles me elame, võib tunduda selline, no nagu tavaline, me teame, mis siin on, eks ole. Lähme teise riiki,
on mingid teised värvid, teised keele ja kliima ja nii edasi. Aga me teame, mis see meie maailm on siin. Aga me ei tea muid maailma. Aga need viisid, mida me kasutame siin selle maailma tundma õppimiseks, on samasugused. Aga nad on tavaliselt nii laile valguvad, et me ei raali välja, millised on need universaalsed viisid. Ja selleta me eksime ära siis sinna erinevatesse eelarvamustesse, mõtetesse ja nii edasi. Kas selle heledama valguse poole hoidmise soovitus kehtib ka unenägudes tegutsemise kohta? Ma arvan küll, jah. Kuidas üldse und ja surma, et mõnikord näiteks võrreldakse, seostatakse, et on seal mingi seos olemas, ei ole? On ikka on, muidugi on, loomulikult on. Sest vaata, kui sa, ma mainisin ka seda alguses, et kui sa lähed ja jääd magama, siis sa teed ülemineku siit maailmast, siis unenägude maailmasse. Ja kui sa unenägude maailmas, ega sa ju oled seal nagu päris maailmas. Sa ju sa ei tea seda, et see on ettekujutlus. Võtadki ja teed kõiki asju seal nagu päris maailmas. Nagu siingi. On ju? Nii et see ongi see üleminek. Ja see üleminek on siis, kui keegi tahab uurida, kuidas see käib, siis sa lihtsalt, kui sa jääd magama, siis ole tead veel, mitte pingsalt, vaid mõnda rahulikult, nagu sa tavaliselt magama jääd ja lähed, et pane tähele, kuidas see üleminek toimub. See käib hästi sujuvalt. See on nagu anesteesia ühelt küll teeb jaalgi kohal. Aga kui sa oskad natukene aeglustada seda protsessi, siis sa õpid seda protsessi tundma ja sa saad seda ka juhtida. Mis tähendab ka seda, et juhul kui on tegemist suremisega, siis sa suudad ka seda juhtida. Vähemalt omalt poolt nii palju, kui see on võimalik. Ja nii et meil on kõik need võimalused tundma õppimiseks juba siin samas olemas käesolevas elus. Nagu ka see surmaliikumise või suremise liikumise juhtimine, kui ka teadus, kui ka igavene olemasolu, meil on kõik olemas siin, me lihtsalt ei kasuta neid asju nii nagu neid võiks kasutada, sest nad on liiga tavalised. Samas nagu ülivõimed või üliteemad tegelikult. Ja. Mõnikord öeldakse, et surm on nagu igavene uni ja siis teinekord öeldakse teises liinis, eks ole, et elu on nagu uni ja siis me surres justkui ärkame üles sellest eluunest. Ja. Kuidas need asjad siis omavahel paigutavad? Mis on illusioon, mis on see ettekujutus? Igavene uni, see on seotud sellega, et siin lõpeb kõik ära. Ja mis on minu jaoks, see on nonsense. Ja looduse mõttes ka, eks ole. Aga see, et see elu on siin uni ja see ärkamine võib toimuda küll. Ja. Kuidas, vaata räägitakse, et see elu on illusioon siin, ta on nagu illusoorne, eks ole, kuigi keegi saab, mismoodi ta illusoorne siis on. Kõik on ja päris, eks ole. Aga kui me saame teada, kuidas töötavad meie tunnetusvahendid, see ei ole see, et ma loen kuskilt, kuidas nad töötavad. Joogas me oleme harjunud sellega, et me ise õpime tundma neid. Ilma teaduseta, ilma selleta, mis on kirjutatud, vaid seest poolt ise õpime tundma neid. Ja praktiliselt rakendama. Ja kui ma olen aru saanud, kuidas nad töötavad ja ma muudan nende funktsionaalsust, siis ma avastan, et see maailm on nende poolt loodud. Ja ma võin muuta seda. Ja siis ma saan aru, et ma olin näiteks kiindunud sellesse maailma. Täiega uskusin, et see on ka ainukene maailm. Ja kui ma tulen teadvule ja saan aru, et ma olen teadvule, siis ma saan aru, et ma olen kiindunud nende emotsioonidesse ja mõtetesse. See võib vahest toimuda väga järsku niimoodi, järsu arusaamisena, et ma saan aru, wow. Aga võib tulla ka pehmelt, rahulikult, nii et see on väga erinevad sellised avastuse tegemise viisid. Aga kuidas me teame, et see jada ei ole lõputu, et nii nagu inimene siin ärkab unenäost üles ja siis sureb ära ja siis on see nagu elust üles ärkamine, et kas sealt ei tule
veel mingisuguse samasuguseid asju edasi nagu selles. See ongi lõputu. See ongi lõputu. Näiteks inimesed tahavad oma karmat realiseerida, karma on lõputu, seda ei ole võimalik realiseerida. See ei lõppe ära. Ja. Siin on vaja väga selliseid arukaid tegevusi selleks, et need karmilised voolud või tendentsid vaibuksid. Ja, ta ei lõppe ära iseenesest, see on lõputu, see on ju kogu nii-öelda evolutsiooni alus, kui niimoodi võtta. Ükskõik, kas ta on siis nähtavus või nähtamatus maailmas. Väljapääs sellest voolust, mis ei ole ainult, vaata kui ma räägin voolust, siis tunne, ma olen paadis ja olen jõe peal, eks ole, ei ole. See on igal pool, ma olen nagu selle vee sees, ma olen nagu kala ookeanis. Kõik on seesamas illusioon. Ja siit saab välja ainult ühel viisil, sellest välja tulles. Aga kuidas siit välja tuled, kui ookean, ehk vette kõik kohad täis, vaatad seal, ujud sinna, ikka on ookean, seal, igal pool on ookean. Kuidas sa välja tuled sellest? Vee sees olles on lihtne aru saada, et on ookeanist välja, on õhk ja ma näen, all on vesi, eks ole. Kalad ujuvad või inimesed ujuvad seal. Aga jooga õpetab ka seda tegema, aga sisse poole. Mitte väljapoole, vaid sisse poole. Ja, siin on see vabanemise tuum. Nii et karmast välja saamine on võimalik. Tõeline mina ja teadvus olles muutumatud Jumala sädeme osad ehk igavesed on väljaspool karmat. Aga me kasutame seda kahte osa kogemuste saamiseks, mis on karma. Seetõttu inimene ise loob neid muutuseid, mida ta kas naudib või vihkab või ta ise teeb selle karmat, sest ta on ise selle tegija. Aga ta ei tea seda tavaliselt, kui ta ei avastanud, kes ta on. Nagu tõenäoliselt mina, eks ole. Ja siis on siis need jamad, kes on süüdi ja kes tegi ja ei tule välja ja jama siin ja jama seal. Ise tegi, aga ei tea. Aga kuidas ta teab, et see, mis pärast surma juhtub, on siis nagu päris, mitte järjekordne ettekujutus? See ei ole ka päris. See on ka sama karmiline protsess, aga teist laadne natukene. Miks? Sellepärast, et karmast välja pääsemiseks on ainult üks tee. Jõuda välja sellesse ossa, mis ei ole karmiline. Ja neid osi on ainult 2 tükki. Kokku pond on 1. Tõeline mina ja teadvus. Need ei ole karmilised protsessid, vaid igavesed olemasolu isegi säde, aga nad on identsed. Ja siin seda karmat ei ole. Nii et see karmaga võib teha mida iganes, mida tahad, siit susserdada, siit muserdada, siit laiendada, siit panna hea halba juurde. See muudab protsessi. Aga see on ikkagi karma. Sa võid olla hea inimene, nagu arendada ennast heaks inimeseks, sa oled ikkagi karmas. See ei ole vabanemine. Sa võid olla kõige viletsam inimene. Sa oled ikka kinni seal. Võid mediteerida seal, ma tea, mingisugusel nähtusel oomi helil näiteks kuulata peas või kujutada ette oom. See on ikkagi karma. Aga sa teadvustad ära, aga kes teeb seda oomi siin? Mina. Ja kui sa avastad, kes sa oled, koos teatud tunnustega, siis saad karmast väljas. Ja see ei ole illusioon, sest siin ei ole tunnetusvahendeid. See on siis samadhi seisund. Jah, osad nimetavad samadiks seda, osad vabanemiseks karmast. Tavaliselt see ei ole ka püsiv, sest meil on siuke tung kogu aeg laskuda tegevustesse. Muuta seda karmavoolu ja teha ja nii edasi ja selle tungi ületamine võtab aega, see ongi peamine praktika tegelikult nende jaoks, kes on avastanud, kes nad tegelikult on ja saavad aru, et see ongi väljaspool olek ehk vabanemine või kõrgem seisud või samadhi või nirvana või kuidas nimetad seda. Sest nemad ületavad harjumusi, et mitte tagasi sukelduda.
ma ei teadagi siia seisundisse. aga siis on meil mahasamadi. Mahasamadi on midagi muud, siin on veel erinevaid samadisid, eks ole. Ehk kui sa on tavast, et saad Jumala säde, aga kus Jumal on? Kes on veel, kes selle sädeme tegi, eks ole? Siit läheb veel lugu edasi natuke. Aga see ei ole enam paljude jaoks. Kui inimese eesmärk ja nende ümbersündide eesmärk on see, et saavutada siis see vabanemine ja siis mitte enam ümber sündida. See ei ole inimese eesmärk. See pole inimese eesmärk. See on võimalus, mis on loodud sellisele vormile. See on see point. Kui me rõhutame, et inimesena olemine on sinu võimalus vabaneda, siis see tähendab, et me peame teadma, et see on võimalik. Me peame teadma, et see on võimalik inimese vormis ja mitte teises vormis. Aga kust see teadmine tuleb? Kust me see teadmise saime? Jumal ütles, Jumal andis, et kuule, see on see raiskama aega, eks ole, eluaega siin oma kannatustele ja muredele, eks ole, vaid kasuta seda aega, et jõuda minu juurde. Võib-olla Jumal ütles. Vanad targad ütlevad ju, kõik kohad on täis, eks ole. Oled sa pannud tähele, et kui palju on kasutusel sõna Jumal inimkonnas? Väga palju, eks ole. Palju ikka, just nimelt, jah. Aga miks see nii levinud on? Miks see teadmine sõnana vähemalt on siin olemas? Teadmisena on ta olematu, eks ole, aga sõna on olemas. Miks ta siin eksisteerib? Võib-olla mõnes maailmas pole üldse seda sõna olemas. No nii. See tähendab, see on viide. See on viide millelegi, mis on päriselt olemas. Aga need, kes sellest kinni võtavad, neid on kaunis vähe tegelikult. Ma ei räägi usust, usk Jumala nime kasutamine ei ole Jumal, eks ole, vähemalt minu meelest. Nii et ja kõik need vanad tehnoloogiad on siis joogalikud või siis kristlikud müstikud näiteks või siis tervishid ja ma ei tea, mis veel igasugust asju võib olla, kus tõepoolest võib öelda, et need teed, mida nad kasutavad ja on aegade jooksul kasutanud ja jõudnud Jumala juurde, et need on õiged. Need teed on olemas. Aga väga vähestel saavad osaks need teed. Sest meie maailm on ihade maailm. Ihad on niivõrd tugevad. Ja väga raske on siit nendest välja jõuda. Sest kõigil on meie maailmas puudus. Puuduse tunne. Nii et see kõik tuleks ümber vaadata ja tavastada. Muuseas, seda nimetatakse liilaks, jumalik mäng. Jumal mängib siin samas, tema on selle maailma omanik, eks ole, ega siin midagi teistmoodi pole. Pakub meile erinevad iha objekte ja võtta seda ja võtta toda ja sai promotion, kui äge, et sa rohkem raha saan toda rohkem ja nii edasi. See töötab promotioni peal, eks ole. Ja kui on puudus, siis kohe palun väga promotion, tee midagi ja anna juurde, anna uuesti tuld, uuesti jälle mingi iha endale siia. Kannatad, sured ära, viitsi midagi teha. Okei, kannata, degradeeru. Mis siis? Meil on siin niivõrd palju võimalusi, eks ole, aga me ei tea neid võimalusi. Neid nimetatakse esoteerikaks ja vahest on väljamõeldised ja meil on palju selliseid tendentse siin maailmas, mis ütleb, ära tee seda, see ei ole teaduslik ja ära kasuta ravimtaimi, eks ole, sest ei ole kinnitust ja ei tohi kasutada drooge, mis on selle farmaatsia poolt tehtud ja kõik neist asjad. Sa vaatad, meie maailm on täis justkui vastandeid. Isegi kui on mingid head asjad, mis tõepoolest aitavad, keegi ütleb, teeb maha ja usutakse ka ja ongi jälle šanss läinud, eks ole. Ehk inimeste võimalus tegelikult nagu saada teada teatud tõde kahaneb. Ja sellist perioodi nimetatakse Kali-juga. Millega see kõik lõpeb, kui üldse lõpeb, et
aeg-ajalt keegi saab, eks ole, valgustunuks, realiseerib ennast, uusi inimesi sünnib järjest peale. Kas kunagi jõuab kätte see aeg ka, kus kõik on valgustunud? Jaa, see jõuab kätte siis, kui on saabunud satja yoga aeg. Ehk kosmilised mõjutused inimesel niivõrd tugevad, et ta suudab Jumalaga otse rääkida. Aga sinna läheb väga palju aega. Mitte 10 aastat, vaid sadu tuhandeid aastaid. Ehk see on kosmiline tsükkel, kus me räägime meie galaktika keskusest. Eks ole, tõenäoliselt meie galaktika keskus ja meie, seda me elame perimeetris, eks ole, tiirutame siin ümber galaktika. Ja me oleme erinevatel kaugustel keskmest. Ehk meil ellipsoidne liikumine. Ja nüüd vanad targad on veel arvestanud, kõik teavad, mitu tiiru tehakse, kui pikk on mingi tiir, milline on see neljandik sellest tiirust, eks ole, millal hakkab mingi muutuse, aga kus nad teavad, see tiirud on nii pikad. See näitab, et nad on juba ammu siin maa peal teadnud asja, eks ole. Lihtsalt on aja jooksul ära ununud. Ja siis me oleme siin kuskil ellipsi kõige kaugemas osas praegu. Kui me jõuame ellipsi kõige lähemasse ossamaal keskmine, siis seda nimetatakse satja yoga. Et tõenäoliselt see tuum siin, milleks tõenäoliselt tänapäeval vist on leitud, see on vist must auk, eks ole. Ja, mis tähendab igasuguse mateeria ja energia muutumist justkui ei millekski, eks ole, mis viitab tegelikult teadvusele. Kus see kõik kaob, eks ole, kogu mateeria. Ehk viitab algseisundile ehk Jumalale. Kui me oleme oma asja planeediga seal lähedal, siis tegelikult see võimendab niimoodi, et me saame selle musta auguga ehk Jumalaga rääkida seal. Sa tarad musta auguga. Sest see on see teadus. Ja samas on olemas ka ju, ka meie galaktika tiirutab ju ka ümber mingisuguse keskmeja. Nii et meil on siin palju erinevaid tsükleid. Maa tiirleb ja kuu tiirleb ümber ja maa ümber päikese ja päike siis ja oma süsteemiga jälle ümber ja nii edasi. On kõik karma. Väljaspool karmat oled väljaspool seda liikumist. No seni, kuni me oleme veel surelikud, kas peaks ponnistama eluea pikendamise suunas, nagu siin teadus ja meditsiin kogu aeg teevad ja inimesi tuuakse, eks ole, surmalävelt tagasi ja rohkem. No kui küsid inimeste käest, et miks seda oma elu tahavad pikendada, et mis see nagu point on, nagu põhjus? No ikka mingid tegemata asjad ja mingid naudingud ja mingid sellised asjad, eks ole, tahaks oma varandusele kasutada ja rakendada ja nii edasi. Joogas on ka teatud meetodid, mis võimaldavad elu pikendada, mida teadus veel ei tea. Need on salajased viisid. Ja elu pikendati ainult selleks, et viibida siin kauem, kuid selleks, et säilitada füüsiline keha. Sest füüsiline keha võimaldab kogemuste saamist. Selliselt, nagu me inimestena tunneme seda. Ja see on see põhjus, miks joogid pikendasid oma füüsilise keha elu täpselt nii kaua ja nii pikaks ajaks, kui neil oli seda vaja. Selle preparaadi nimi on Kaia-Kalpa. Retsept on tundmatu. Nagu Coca-Cola. No täpselt, jah, näiteks, jah. Nii et nad tegid seda ja on teada palju lugusid sidadest. Muidugi füüsilise keha eluiga on võimalik pikendada mitte ainult läbi Kaia-Kalpa, see on pill, mis võetakse sisse, vaid ka läbi erinevate joogalike tehnikate, joogalike teadmiste ja nii edasi. Vaadates kella, siis pean ütlema, et Ingvar, aitäh sulle. Tänase vestluse eest oli väga huvitav. Aitäh sulle ja kuulajatele ka heade küsimuste eest.